Laiem rahulolematus sai alguse siis, kui Keskkonnateenused teatas massilisest haigestumisest ning hoiatati, et tühjendamistega võib minna tavapärasest kauem aega. Küll siis hakati nurisema tühisõitude üle, küll hakati nurisema tühjendamata jäänud prügikastide üle ja siis tekkis meil uudistetoimetuses mõte. Lähme sinna kabiini kaasa, sõidame juhiga kaasa ja vaatame, milline on see jäätmevedaja argipäev. Meie saime talvisele ringile kaasa minna Kalamajas, kus on erakordselt kitsad ja varasematel aastatel ka tihtipeale hooldamata teed. Aga milliste märksõnadega kogenud jäätmeveoauto juht Rene talvist vedu kirjeldab? Ohtlik on ja live jälgima peab kõige aeg ja eriti sisehoovis. Need peateed on Eesti Keskkonnateed ikka hoolitsenud väga hästi see aasta. See on uskumatult see aasta on hästi tehtud. Aga kuidas siis tavaliselt on? Tavaliselt on siiamaani olnud jama see, et kui paks lumi tuleb maha, siis on olnud niimoodi, et hooldusmasinad ei jõua nii kiirelt tehtud. Eriti kõrvalised teed. Püüavad teha nagu peateed, eriti kus on ühistransport. Auto sisemus kiliseb ja koliseb ja mitte seetõttu, et see oleks täis häält tegevaid muusikariistu, vaid seepärast, et autos on sadu võtmeid. Iga prügimaja ja vahel ka prügikast käib oma võtmega. Selleks, et kas või natukene aru saada, kuidas selles võtmemajanduses orienteeruda, peab enda jaoks välja mõtlema küll raudkindla süsteemi. See võti, mis ma sulle andsin, jälle uuesti lahti ja siis uuesti jätad võtme ette, taskusse ei pane, sest taskus on võivad augud olla, seal võivad niidid olla, mida iganes. Ja ongi niimoodi, et kui sa ei tee seda, mis ma ütlen, on oht, et sa kaotad võtmed ära. Ja sa ütlesid, et see üks võtmekimp? See praegu on kuskil peaaegu 100 euri. 100 euri? Ja sul on neid võtmekimpe siin? On väga. Siin ja kõik siin veel. Ja ma andsin teisele autole, kuna mul Kalamaja võeti ära, ei lubatud mul seal sõita. Ja siis ma andsin veel oma ligi 70 võtit veel ära. Tohutu võtmete kogus, mis on nii aja kui ka ressursikulu, on probleemiks ka Keskkonnateenuste transpordijuhi arvates. Võrdluseks toob ta meie lähinaabrid, kus on 100 erinevate võtmete asemel üks, mis avab teenusepakkujale kõik uksed. Võtaks kuidagi lähimat siin Põhjamaades, eelkõige näiteks Helsingis, ilusti ära reguleeritud linna tasemel omavalitsus kehtestas reeglid, et peab olema standardvõtti. See master key, see on üleüldiselt kõigil jäätmevedajal, sa ei pea hoidma terve padaka suure kasti. Sul on see võti, millega sa käid kõik majad läbi või kõik need hoovid ja aiatagused. Suvise ja talvise prügiveo suurim vahe on kiirus. Kui kogenud juhi Rene sõnul on suvel reaalne kiirus kuni 50 prügikasti tühjendamine tunnis, siis talvel on tempo olenevalt ka laadijast isegi poole väiksem. Ja kui aasta alguses oli veel periood, kus väga palju töötajaid oli korraga haiged, pidi juht üksi kogu töö ära tegema, mis tõmbas tempot veelgi alla ja tunnis jõudis ta üksi tühjendada kuni 18 prügikasti. Talvisel ajal lisanduvad sinna ka kõik võimalikud külmaga seotud probleemid. Siis jälle tühjendan ära, panen tagasi, kui on kinni külmad, tambin vastu asfaldit, et see lahti saada kuidagi moodi. Ja kõige hullem on koolid, lasteaiad. Ennem oli see Tallinna see, mis ta on, Varaamet, ennem oli kilekotid, ma ei tea, iga nädal tühjendus. Nüüd ma teen pilte, sellepärast enam kilekotti sisse ei topita. Nad on kõik jäetud, kokad toovad kõik selle löga, palad sisse, 20 kraadi külma. Nädalaga jäätub ära, ma teen lihtsalt pildi, jäätmed jäätunud. Ja siis ütlevad, aga miks on, aga seal, kus on kott on pandud, tambin küll, aga tuleb ilusti lahti, aga see ilma kotita, see löga, 20 kraadi külma, no jäätub, no see löga jäätub, ma ei saa seda kätte sealt. Aga räägi ikkagi, mis talvel kõige ohtlikum on? Vot need. Jalgratturid? 4 kastid, jah. Saad aru? Aga kastirattad? Kastirattad, vaata, panevad seal näed praegu. Nad kihutavad nurga tagant välja ja siis tulevad pildistavad, miks sa seisad kõnnitee ääres, ma tahan siin sõita. Aga mul on vilkurid peal, mul on lubatud, sellepärast ma ei saa liiklust kinni panna. No mida sa sõidad? No võta hoog maha, sa näed. Ei. Kui tõenäoline see on, et ma ei tea, nikastad jala ära või libedaga kukud mingi roide puruks või? Siin on juhtumid küll olnud, siin vanalinnas oli üks autojuht vajus läbi põranda, midagi oli.
sellepärast, et ei olnud nagu piiret ette pannud, no juhtus, istub nüüd haiguslehel, roided läksid, aga see ei märganud, klient hoiab oma konteinerid, hoiab keldris, trepi peal, too välja ise siis, pagan võtaks. Miks peab autojuht sinna sisse minema koos laadijaga? Võib ju tunduda, et mis see prügivedu ära ei ole, olgu selleks suvine aeg või talvine aeg. Ja tulles loo algusesse tagasi, kui tõime välja, et rahulolematust on sel talvel olnud keskkonnateenustega palju, siis tegelikult saab kogu protsessi teha valutumaks nii teenuse tellijale kui ka pakkujale. Aga selleks tuleb teha koostööd. Kindlasti üks palve kohe, et iga siis konteineri omanik mõtleks ette, et aga kuidas seda konteineri saaks siis tänava äärde ja tühjendada autosse. Et kui seal mingi takistusi kas või lume näol ees, et siis palun ärge lükkake see lumi sinna ette. Kui on võimalik, jätta värava lahti. Jätke palun see värav lahti, siis on kindel värk, et me tuleme ja saame see konteiner kätte. Kui on võimalik, et kriitiliselt mõelda, kas konteinerite arv ja suurus on piisav, et teil ei kuhjuks. See on kindlasti see mõtteviis, mida meie väga toetame.